Tere hommikust siit Värnamust, Rootsist. Täna on, kui te seda videot vaatate, siis on juba esmaspäev. Minul on täna pühapäev ja minul on täna puhkepäev. Ja nagu lubatud, siis täna vastakski mõnele küsimusele, mis minuni on jõudnud selle paari päeva jooksul. Kõigepealt panen siia taustale jooksma ka ühe kaardi animatsiooni sellest, et kui kaugele ma siis nüüd nende päevade jooksul lõpuks jõudnud olen, mis on see trass, mida ma siiamaani sõitnud olen. Ja siis nüüd küsimuste juurde. Kõigepealt küsiti, et mis päeval keha reisirutiiniga kohanes ja sai aru, et nüüd on päevakava selline pingutuse ja puhkuse osas. Ma annaksin kaheosalise vastuse. Kõigepealt andmete järgi kellast või nii-öelda siis numbrite järgi keha ei olegi veel täielikult kohanenud. Ütleme nii, et täna hommikul olid numbrid siuke enam-vähem paigas, aga puhtalt enesetunde pealt ma arvan, et esimese päeva lõpuks oli keha juba valmis ja teadis, et nüüd hakkab pihta. Ja huvitav on see, et mida rohkem neid asju teed või neid matkasid teed, mida kauem teel oled, siis keha harjub või keha kohaneb nende muutustega üsna nobedasti. Mida ma selle all mõtlen on see, et tänane puhkepäev hommikul, kui keha sai aru, et täna sõitmist ei tule, läks kohe sellisesse puhkerežiimi. Käisin hommikusöögil ära, tegin enne hommikusööki veel ära selle infoturbe kööginurga video ja tulin tagasi üles, ajasin veel natukene juttu ja siis viskasin voodisse pikali ja jäin kohe tukkuma. Et siuke rammestus tuli peale ja väsimus ja keha kohe tundis, et no nii, täna tuleb siis ennast koguda. Nüüd käisin jälle õues, jalutasin linna peal, võtsin kohvi ja mõned kaneelpülled ehk siis selle video ära teen, siis hakkan kohe nosima. Järgmine küsimus on rattainfrast, et kus on mõnusam sõita ja miks? Väga hea küsimus. Mulle endale meeldisid kõige rohkem siiamaani Taani ja Saksamaa. Ja Taani on kindlasti sihuke riik, kuhu ma tahan tagasi tulla ja keskendudagi siis ainult puhtalt Taanile, et sõita Taanis pikemalt ja rohkem ringi. Rattainfra on hästi loogiline, palju rattureid, autojuhid arvestavad ratturitega mõnes kohas või ma nüüd ei ole Taani liiklusseadustega kursis, aga mulle jäi mulje, et ratturitel on näiteks ringteel eesõigus. Et ükski autojuht ei läinud ringilt maha enne, kui rattur oli ära sõitnud. Et see oli siuke meeldiv üllatus. Rootsi on rattainfra poolelt küll suhteliselt sarnane Taaniga, aga selliste suuremate teede ääres ei ole spetsiifilist tähistust ja on vähem selliseid rattateid. Lisaks on autojuhid ja jalakäijad, kuidas ma ütlen, mitte nii ratturitega harjunud, ehk et autojuhid ei märka ratturit. Minu jaoks kõige suurem siuke kultuurishokk oligi see, et kui ma tulin Taanist, jõudsin Rootsi ja mingid esimesed ristmikud olid sellised, kus ma vaatasin, et autojuhid tahavad must üle sõita. Ja siis ma sain kohe aru, et okei, nüüd ma pean ennast natukene kohandama. Lisaks on see, et jalakäijad ei pea siin rattateede tähistusest suurt kinni, et käiakse nii, kuidas soovi on, ehk et peab olema hästi ettevaatlik, et jalakäijaga kokku ei põrka. Nüüd puhtalt infra poolest ongi see, et mingite teede ääres on küll rattateed olemas, aga see on niimoodi, et hästi lühidalt on ühel pool teed, siis on teisel pool teed, siis jälle ühel pool teed, et sa pead nagu pidevalt hüplema erinevate teepoolte vahel. Et see teeb asja keerukaks. Aga on ka meeldivaid üllatusi, on sellised vanadele jällegi raudteetammidele tehtud kergliiklusteed, siukse mõnusa kruusase kivisegatega, et hästi mõnus oli gravelrattaga sõita. Liiklustihedusest ja kultuurist oli ka küsimus, aga sellele ma enam-vähem vist ma arvan vastasin. Leedu oli kõige ohtlikum, Läti oli enam-vähem, liiklust ei olnud väga palju nende teede peal, kus me sõitsime. Taani liiklust küll palju, aga hästi siuke rahulik ja chill. See vahe oli ka, et Taanis ongi, et kõik on siuke nagu chillim. Rootsi on kuidagi väga palju siuke, kuidas ma ütlen, kangem. Siis küsimus unekvaliteedi kohta, et kui palju see näiteks halb unekvaliteet mõjutab selliseid rahulikke matkasõite 4-5 tundi. Ausalt füüsiliselt ega ei mõjutagi, et füüsiliselt on jõudu on, tahtmist on, aga vaimselt mõjutab, et väsinuna on
pigem nagu see, et ongi, et kui näiteks liiga palju sõita või halvasti magada, et mis siis juhtub, on see, et hakkab tekkima esiteks füüsilise vigastuse oht, ehk et keha on stressis ja kerge on mingi lihasega üle pingutada või mingi kõõlusega üle pingutada. Aga teine asi on see, et seesamane mõtteselgus, et hakkab juhtuma igasuguseid lolle vigu. Ma ei oska öelda, selge mõtlemine kaob ära, et hakkad mõtlema, et siit saab ju üles sõita, kuigi tegelikult näed, et siit ei saa ikkagi üles sõita, et mõistlikum oleks ratta pealt maha tulla, et mitte, ma ei tea, hakata pärast siplema kuskil. Üsna konkreetne peab olema oma tegevustes, ehk et kui oled puhanud, siis on hästi lihtne seda oma esimest tunnet usaldada ja tehagi nii, nagu kohe esimene mõte on. Aga kui oled väsinud, siis hakkab, ma ei oska öelda, aju hakkab trikitama ja hakkab ego mängima ja kõik muud asjad, et tuleb nagu eriti konkreetne olla oma sammude valikus. Et see on see, mida mina olen täheldanud väsimuse ja puhanud olnuna vahel. Siis küsimus koduigatsuse kohta, et kas koduigatsus ka kollitab. Ütleme nii, et igatsust kodu järgi kui koha järgi ei ole, aga igatsen väga Mari-Liisi ja igatsen Steni. Et see küll on juba. Siis mis koha pealt päev kodurutiinist kõige rohkem erineb? Siin on ainult üks ja ainuõige vastus 100%. See on kohv. Ehk et hommikune kohvi keetmine on väga suur osa minu päevarutiinist ja seda siin olles ei ole. Et muus osas väga palju erinevusi hetkel, kus ma tööl ei käi, selle ajaga ei ole. Siis sihuke hea küsimus selle kohta, et kas ma koju naastes plaanin enda või teistega rohkem jälgida ja teadlikult muuta. Just täna hommikul rääkisin Manniga, et mida ma olen tähele pannud on see, et noored on igal pool samasugused. Ka siin käivad noored ringi, kõrvaklapp ainult ühes kõrvas ja Red Bull näpus ja istuvad nina telefonis. Et selles suhtes on nagu hea rahulik, et näed, et oma teismeline on täpselt samasugune nagu kõik teised teismelised. Ja see muudab sellist minu jaoks pilti rahulikumaks, et kuna ma arvan, et ma ise olin sihuke nohiklik ja erandlik teismeline, et siis näha, et oma laps on tegelikult täiesti okei ja normaalne, siis see on rahustav. Siis asi, millest ma olen ka siin rääkinud eelnevates videotes, on see, et proovin vähem reageerida, proovin vähem isiklikult võtta. Et olen seda küll praktiseerinud kodus juba üsna palju teismelisega, ehk et kui teismeline, ma ei tea, räägib vale hääletooniga või ei väljenda ennast korrektselt või ütleb midagi järsult, siis ei tasu võtta isiklikult, sest tegemist on teismelisega ja tegemist on hormoonidega. Aga ma peaks nüüd hakkama rohkem sellist sama mentaliteeti võtma ka teiste inimestega suhtlemisel või teiste inimestega käitumisel. Ehk et mitte võtta asju isiklikult ja võttagi, et teema ei ole minus. Ma ei tea, sellel inimesel on lihtsalt halb päev või see inimene lihtsalt ei oskagi suhelda või see inimene lihtsalt on selline, nagu ta on. Et probleem ei ole minus. Et see on see, mida ma kindlasti siit kaasa tahan võtta. Ja viimane küsimus on selline, et kuidas täpsemalt erineb koos teistega ja üksi olemine. Vastan sellele siis matka kontekstis, et üksi matkates ja seltskonnaga matkates, siis isegi kui oled koos väga heade sõpradega, keda sa tunned aastaid, aastakümneid ja oled olnud koos igasugustes situatsioonides, siis ikkagi tahes-tahtmata koos olles sa arvestad teistega ja isegi kui see arvestamine on, ma ei tea, minimaalne, siis ta siiski lisab sellist kognitiivset või vaimset lisakoormust. See on asi, mida sa tegelikult tunnetad. Nüüd positiivse poole pealt kindlasti on alateadlikult mingis osas nagu kergem, et kas või mingite hirmude osas, et koos olles kuidagi tunne on, et nüüd ma üksinda ei vastuta, et nüüd vastutab rohkem inimesi või et otsuseid, näiteks otsusekindluse osas, et kui inimesel on endal keeruline üksi otsustada, siis kambakesi on lihtsam, et saab mingeid asju nagu delegeerida. Aga üksi olles tuleb kõik üksi teha, kõik otsused üksi teha, kõik valikud üksi teha. Minu jaoks täna mina olen täna jõudnud sellisesse olukorda, kus minu jaoks see otsuste tegemine ja valikute tegemine üksinda on lihtsam kui kambakesi. Ehk et ma tean, et minu otsus mõjutab ainult mind, minu valik mõjutab ainult mind. Ma ei pea kellegi teisega arvestama
ja see on minu jaoks nagu lihtne, kuna mul ei ole ka keeruline otsuseid vastu võtta või valikuid teha, et täna ma olen sinna jõudnud. Mis ei tähenda seda, et seltskonnaga oleks kehv matkata, ei absoluutselt. Seltskonnaga matkates kaovad ära sellised teemad, näiteks et mina olen täna jõudnud sinna faasi oma matkaga, kuhu ma iga aasta olen jõudnud, et hakkad rääkima näiteks lindude ja loomadega. Et lihtsalt selline, kuidas ma ütlen, suhtluspool, isegi sellisel introverdil nagu mina, suhtluspool siiski vajab sellist seltskonda. Aga selline oli siis täna video. Homme loodetavasti siis juba väntan ja näeme jälle järgmises videos. Tšau, pakaa!